siin ajakirjanikud vahepeal teevad neid eksperimente, käivad Riigikogus, tõmbavad seal mingi, ma ei tea, märja nartsuga mööda tualettruume käivad, tõmbavad ja vaatavad ikkagi, et tarbitakse, et riipu tehakse, tarbitakse mingit spiidi, sa oled ise öelnud, et sina Riigikogus pole seda teinud, aga sa oled öelnud, et sa oled kõiki asju proovinud. Mina olen proovinud seda spiidi küll, no muidugi uudissimust, aga see oli nüüd aastakümneid tagasi ikkagi. Ei olnud ka üldse minu teema. Mitte ükski narks ei ole sinu teema? Ei ole olnud kunagi, et ei ole olnud. Aga see näiteks, et keegi Riigikogus on ju mingit triipu tõmbaks, see oleks päris huvitav ja teada, et kes see võiks olla. Ma väga õudselt tahan teada. See oleks põnev. No ma hakkan neid helitama. Tere tulemast hommikusöögile. Staariga, nagu sina oled meil, eks ole ju. Ma ei olegi sinusuguse staariga hommikusöögil käinud. Või meil on küll hommikujook rohkem. Mul on kiluvõileib ka. No jah. Ja me lõpetasime, meil oli eelvideo ka väike, kus me siis tegime Kuku klubi tuuri. Me oleme Hinketornis, me ei ole Vabaduse platsil. Ja see oli hämmastav, mis lugusid ma kõiki kuulsin. Praktiliselt su naine töötab siin baaris, Meriike. Ja 5 iiga. Just, aga me saime ka nädal aega tagasi kusjuures kokku sinuga siin Kuku klubi terrassil ja millegi pärast mul tekkis see küsimus, et kuule, et kas ei olegi abielus olnud ju? Ei, tegelikult ei ole jah olnud, ei ole abielus olnud. Sa oled 50, just tähistasid 50. sünnipäeva. Aga kas siis peab olema abielus olnud? Seda ma arvasin muidugi, et sa selle teemaks võtad. Ma ütlesin juba oma sõpradele ka, et ma lähen onu Saagimiga, kes saeb mind seibideks kohtuma. Nii et... Ma ei tea, miks see mulle vähe kargas, aga Meriikega seoses, sest te kuidagi nii hästi klapite. No pisuke vanuse vahe vist on. No ei, on. Meriike kasuks on see, ta on vanem. Aga ikkagi selles mõttes, et 50, mingi mees ikka mõtleb, et mehed mõtlevad juba 40-selt, et võiks nagu... Kus sa tead, mis mehed mõtlevad? Ma olen nagu täheldanud, ma olen märkmeid teinud ja uuringuid teinud, et mehed rahunevad maha, et võtke nagu hea mees, nüüd ma räägin naistele, on ju. Siis, kui nad on ületanud 40. piiri, siis nad on pisut nagu maha rahunenud, settled down ja nad tahavad nagu sellist stabiilsust, et nendel on kodu, väike pesa. No ma ilmselt siis ei ole maha rahunenud, et mul ei tule ette nagu, et keegi oleks päris mu kätt palumas käinud. Läheb on küll, aga nad on siis olnud üsna jokkis. Aga Katjaga sa olid pikalt koos. Kas teil ei olnud? Sa oled tegelikult öelnud, et ma peaaegu oleks taga abiellunud. Ei olnud, see ei olnud Katja, kellega ma oleks peaaegu abiellunud. See oli Anu, kes on surnud. Anu? Jah, aga ma tõesti ei mõtle sina. Ei, ma ei ole surnud. Sina ei ole surnud, täpselt. Aga Anu on üsna levinud nimi, nii et... Ja temaga oli see, kõik oli puhtalt viinatalongide pärast. See oli talongi aeg ja noorbaaridele teatavasti spetspunktidest eraldati. Siis kui sa abiellusid, eks ole ju. Ja me tõesti sõitsime Õnnepalee poole, et abielluda, et saada oma kast viina kätte, eks ole ju. Ja Plaadimäel seda müüa ja nii edasi, mis sellega ikka sai teha. Nii. Aga kui me bussis number 18 Nõmmelt kulgesime Õnnepalee poole, siis bussijuhil oli raadio mängis. Ja siis me kuulasime bussijuhi raadiost, kuidas viinatalongid kaotati ära just samal päeval. Siis me astusime nagu üks mees seal Nurme poe juures maha ja jäi see kaunis abielu sõlmimata. Kujutad ette, milline kokkusattumus ääre pealt oleksite baari läinud ja tänu bussi sõidule jäi ära. Jah, et meil vedas. Meil tõesti vedas. Kas sul ei ole ikkagi, nüüd sul on uus pruut, hästi noor kus juures. Oot, sellega oli ka mingi lugu. Mul on märkmed kirjas, ma ei hakka piiluma, mõtlen palju ma mäletan nagu. Et... No sa oled teda näinud? Ma olen teda näinud, ma olen sulle juures isegi kodus käinud. Just. Et temaga sa oled jüle kaua koos olnud ju? Mingi 5 aastat on. Jah, no kuule, kas ei oleks aeg? Ega, kuidas sa kõlad nagu mingi kosjakontor või perbüroo töötaja? Sest ma arvan, et naine tahab kindlustunnet, mida naine tahab.
ütleme ta nimega, see Eleri. Eleri, jaa, et sa ju tead väga hästi, et mida aeg edasi, seda vähem inimesed kipuvad abielluma, sest et iseenesest, noh, see ei ole ju nii vajalik iseenesest või noh, miks, ma nagu puht loogiliselt ei saa aru isegi, miks seda akti peaks ette võtma. Võib muidugi lusti pärast, noh näiteks kui sa mõtled välja mingi eriti ägeda pulmapeo, ükskord oli veel, kui ma tahtsin abielluda, see inimene juhib praegu siukest asjandust nagu Eesti Džässiliit, Elo-Liis Parmas ja on tegelenud hästi palju teatriproduktsiooniga. Ja ma mõtlesin välja nii ägeda pulma, mille peale siis Elo ütles, et mitte mingil juhul me olime selle õnnepalees ja juba tõesti. Ja siis, jälle, ja oota. Ja siis Mutt ütles, et tulge 2 kuu pärast tagasi, see oli see mingi järelmõtlemisaeg ja Elo ütles selle tädi kuuldes, et issand, 2 kuud, jumal tänatud, ma loodan, et sa oled selleks ajaks surnud. Ja tädi ehmatas ära ja järgmine päev me läksime Õnnepaleesse keskusi küljendaja ja kujundaja Enaber Surdnaga, kes on ka minu raamatut suures osas kujundanud ja tema pidi ka abielluma, tahtsime siukse topelt pulma teha, aga me ei leidnud talle pruuti kuidagi ja lõpuks Liisi Ojamaa oli nõus. Et ma mäletan väga hästi, kus me käisime Liisi Ojamaa isa juures mingit õudset putru ajamas, kuidas Enaber on teda sünnist saati armastanud umbes ja on nõus iga kuu pool palka kandma Liisi arvele ja no, ma ajasin ikka täieliku sousti suust välja, mis parasjagu pähe kargas ja siis Liisi vanemad ütlesid midagi siukest, et jah, noh, kaotasime tütrega, võitsime poja või mingi siukene värk, aga see jäi ära, sellepärast me tahtsime pidada selle pulma elektrirongide surnu ja pruudid hakkasid põtkima. Nii et siis me ei abiellunudki. Ja veel viimane asi suhteteemadest rääkides, lapsed, kas sa laste peal oled ka mõelnud? No mehed võivad lapsi teha kuni 90 või ma ei tea, kas 100-aastaseni võivad mehed lapsi teha? Eks see sõltub mehest. Ma arvan, et võivad ikka, eks ole ju. Aga no naised ei või, naised peavad juba seal kuskil 35-40 hakata mõtlema. No jälle, tänapäeva tehnika on kõvasti arenenud. Ja kui sa oma munarakud ära külmutad, jah, see on teine teema. Siin ikkagi on täiesti normaalsed sünnitajaid olnud ka mingid 50-seid ilma igasuguste munarakkude kallal sekeldama. Oled sa kindel? Ja on ikka. Isegi minu tutvusringkonnas on. Nii et selles mõttes me ei ela enam, ütleme, kusagil 50 või 60 aastates. Ütleme, võimalused on ju laienenud. Nii et noh, ma ei oska selle, eks ma helistan sulle siis, kui ma lapse hangin ja kui ma kellegi rasetaks teen, siis ma helistan sulle, siis sa võid tulla uut lugu tegema. Aga sul beebipalavikku ei ole nagu või? Mis see tähendab? No see, et tahaks, et oleks pisike Juku. Hüppaks ringi. Oi jumal. Mõtle, kui palju tarka juttu sul oleks talle rääkida. Mõtle oma isa peale. Isa, sul oli tore isa ju. Absoluutselt, mul on väga. Mul on tore ema ja tore isa, aga ma ei ole nüüd väga kindel, kas ma olen kogu elu läbi neile mingi selline jumala õnnistus olnud. Nii et tegemist on esimese vabariigi ajal sündinud konservatiivsete inimestega. Nii et sa kujutad pilti, et ma ei ole neile ainult selliseid, ütleme, rõõmupisaraid pakkunud, vaid ikkagi mured ka suutnud tekitada. Ja nad on hoidnud 2 käega peast kinni. Sa olid koolis ka juba suke jõnglane või? Mul nagu õppimisega iseenesest probet ei olnud, mul on siin isegi mingid kiituse kirjad ja ma ei tea, mingid raamatud, mis on hea käitumise ja hea õppeedukuse. Sinul hea käitumise? Oli väga hea käitumine kusagil 4. klassini või midagi niisugust eeskujulik. Seda ma olen ka kuskilt lugenud, et 15-aastaselt sa hakkasid juba jooma. Ma joomiseks nüüd seda küll nimetada ei saa, aga ma arvan, et nii nagu tänapäevalgi on, siis 12-selt, 13-selt on inimestel juba kõik ära proovitud. Et noh, sellest ei maksa mööda vaadata, see on suur osa tüüpidest ja eks ta on täna samamoodi, nagu ta siis oli. See on uudishimu, see on oma põnevus, adrenaliin, kõik, mis sinna juurde käib, üsna inimlik, eks. Et sa proovid mingis vanuses nagu ikkagi üritad absoluutselt kõiki asju. No mis on kõik asjad, tol ajal kanepit ju ei tõmmatud või tõmmati? Ikka tõmmati. Kanepit tõmmati juba ilusti 70-tel Nõukaliidus olid niisugused asjad nagu hipilaagrid Krimmis ja mujalgi. Et isegi hipid sõitsid näiteks Kivimäe sass, mu väga hea tuttav Tormi Tontovi sass, kes just oma arhiivi, Tallinna arhiivile eraldas, ta oli suurepärane ajalooarhiiv. Ja tema ju õmbles hipile pükse ja oli niisugune müstiliselt rikas, alt laia äärtega pükse. Ja siis käis ka mööda Nõukogude Liitu mööda hipilaagrid ring ja hipid käisid siin ja siis neil oli niisugune asi isegi, mis ka mina olen napilt osa saanud, noh ütleme 80-te lõpus, kui ma vast 15 olin. Selle nimi oli Sistema
heliksüsteem. Sul oli siis niisugune märkmik, kus olid üle Nõukogude Liidu mingid linnad kirjas ja siis igas linnas oli mingi hipi, kellega sa siis olid tuttunud kas Tallinnas Plaadimäel või kusagil Moskvas ja kes siis sulle andis jälle jagas oma kontaktid ja lõpuks oli jube paks raamat ja kui sa siis helistasid, läksid vastavasse linna, helistasid, sa pole kunagi inimest näinud, helistad ja ütled siis teema järgi helistasid, ma ei tea, näiteks Oleg või Greg või Tormidontov soovitas, siis sind võeti kohe vastu. Ja kohe toodi õlut ja pandi magama ja nii, et see selline alternatiivne värk. Ja toodi kanepid. Ja toodi kanepid, sellepärast, et see, mis see hippidesse puutus, siis muidugi. Et ikka toodi. Kesk-Aasia oli see, kus siis seda kanepid toodi. A tõid sa seda vahel Eestisse ka? Mina olen toonud spordikotiga Eestisse kanepita, see kuritegu on aegunud. Jumal tänatud. Aga ma olin mingi 16, kui ma seda tegin. Nii et Kasahstanist. Aga see lõhn ju käib üle terve, no ma ei tea, rongiga tõenäoliselt. See käib üle terve rongiga. Ei käi, sellepärast see pakiti ikkagi fooliumis ja erinevates kilekottides ilusti ära, nii nagu pidi. Aga nagu täna Bolti selle nende karpidega veetakse? No nii peeneid asju muidugi ei olnud, aga jah, et eks toodi ikka ja kusagilt tuleb see kanepu tänaseni Eestisse, sest jälle, kui me nüüd vaatame noori ja kujutame pilti, et kõik 14-aastased poleks korra seda pläru proovinud, siis me lihtsalt ei orienteeru tänapäeva maailmas. Kuule, mina pean siis sinu käest küsima. Mõned paljud kasvatavad kodus ka, kus suures. Siin ma vaatan Kuku klubis on ka siin rohelist üsna palju. Aga siin ei ole kanepit, sest et siin meil on selles mõttes natukene rumalad seadused, et harrastusbotaanik, kes siis nagu mingi kanepitaime, ma kutsun neid harrastusbotaanikust, siis pannakse kinni. Väga ebaproportsionaalselt, kui me mõtleme... Kuni 7 aastaks. Kuni 7 aastaks, kui me mõtleme mingid isikuvasaste kuritegu, et keegi peksab kellegi sandiks või lihtsalt läbi ja siis saavad mingi, ma ei tea, šokivangistuse või kes keegi sõidab kellegi autoga sodiks täis peaga, siis võrreldes sellega on see kanepi kasvatajate karistus proportsionaalselt jabur. No aga miks sina oled poliitik, sina saaksid ju selliseid asju mõjutada, sellest on ju ajast aega räägitud. On ajast aega räägitud ja eks ta muutub aga sellised muutused võtavadki ühiskonnas harjumisaega alati. Et seda näitab meile kujukalt ju maailma ajalugu igasuguste sükeste äkiliste muudatustega. Tähendab alati, kui sa tead, et midagi on ära keelatud, siis selle ütleme uuesti lubamine, see on jube keeruline. Et pigem joo ennast surnuks, aga jumala pärast. Mis on ju sama ohtlik, et siis on nagu kõik okei, eks ole. Et see on kuidagi okei, aga see kanep ei ole okei. Ma ise tõepoolest ei ole kunagi meie kanepi sõber olnud, et mina teen seda ikkagi müümise eesmärgil rohkem. Sa tegid äri selle? Ma tegin äri, jaa, et ma ostsin hästi palju progeplaate selle. Ütleme, ma vahetasin kanepi nagu muusika vastu ja mingite aruldastamata raamatute vastu. Aga ma olen proovinud, see kas sobib või ei sobi, minule ta lihtsalt ei sobi, aga ma olen kindlasti selle leevendamise ja selle legaliseerimise poolt. Kui ma mõtlen, siis Riigikogus on sellest aeg-ajalt ikkagi juttu ka ja eks me kunagi sinnani jõuame, et see turg on reguleerimata, kui me mõtleme sellele samale õllele, vaata, mis meil ees on, eks me maksame aktsiisi, meie muuses sinuga praegu, kui ma ka suitsetan tavalist, siis me toetame kultuurkapitali. Meie praegu, mis me siin joome läheb kultuurkapitalile, see autotakse siis meie Eesti kultuuripõllule, mis on meie mis on kõige tähtsam asi, eks ole, just, et meil pole mõtet seda riiki pidada, kui meil ei ole omakeelset kultuuri. Nii, aga kanepist saaks ju nii palju. Nii, kanepi legaliseerimisest saaks, ma arvan, maksu nii, et pool praegust jama oleks ära jäänud, mis me teame selle eelarve jama. Muidugi. Ja nüüd, kui me nüüd räägime, et mitte ainult Holland ega Taani, aga nüüd ka Saksamaa ja hästi paljud USA osariigid on seda kõike teinud, siis eks meie töllid võtavad ka ennast üks päev ikkagi kokku ja teeme selle asja ära. Nüüd on Pakosta, on justiitsminister Liisa Pakostaga peab rääkima sellest. Aha, et ta on nagu... Ta on minu pinginaaber Riigikogus oli. No, ta on sinna pole... Tema on mõistlik inimene. Ma arvan, et tema saab... Ma nüüd ei tea, mida ta õhtulehel ütleks, eks ole. Aga... Ma panen kirja, et Liisa Pakosta... Jaa, aga offshore oleks ta üsna veendunud, et ta oleks selle asjanduse kaalumise poolt. Ai, kui armas. Just. Okei. Kuule, aga selle teema lõpetuseks veel, et siin ajakirjanikud vahepeal teevad neid eksperimente, käivad Riigikogus, tõmbavad seal mingi, ma ei tea, märja nartsuga mööda tualettruume käivad, tõmbavad ja vaatavad ikkagi, et tarbitakse, et riipu tehakse, tarbitakse mingit spiidi, sa oled ise öelnud, et sina Riigikogus pole seda teinud, aga sa oled öelnud, et sa oled kõiki asju proovinud. Mina olen proovinud seda spiidi küll, muidugi uudis simust, aga see oli nüüd aastakümneid tagasi ikkagi.
ei olnud ka üldse minu teema. Mitte ükski narks ei ole sinu teema? Ei ole olnud kunagi, et ei ole olnud. Aga see näiteks, et keegi Riigikogus on ju mingit triipu tõmbaks, see oleks päris huvitav teada, et kes see võiks olla. Ma väga õudselt tahan teada. See oleks põnev. No ma hakkan neid helitama. Äkki ma saan... Iga kord, kui näed, et keegi käib vetsus, siis lähed selle, ma ei tea, mis helesinine lapike nendel või mis valge lapike see on, mis muutub kohe helesiniseks või roosaks. Kas on tõsi, et sellist eksperimenti on tehtud või? Muidugi tehakse, pidevalt tehakse. Siis kui on valimispeod, seal on eriti toimub selline tualettruumis, käib selline karneval, et kus sa oled? Ma ei tea. Võib-olla sellepärast, et kui ise ei tarbi, siis ei oska selle pilguga nagu vaadata, eks ole. Just. Ma tean küll, et näiteks õllega, lahja alkoholiga ollakse seal ikkagi viimase ajal üli ettevaatlik. Mis ei tähenda, et inimesed seda ei tarbi, aga nad ei tule seda puhvetisse tegema. Kas puhvetis ei saa alkoholi ära keelata, seda on ju paljud... Miks seda peaks tegema? Sellepärast, et juhtuvad sellised õnnetused, et mõni inimene jääb magama. See ei olnud õnnetus, see oli nii, need ööistungid on nii igavad, ma ütlesin ka muuseas toona Õhtulehele, et ma soovitan kõikidel oma kolleegidel magada sellel ajal, kui helmed puldis lärmavad. Sul ei ole seal midagi targemat teha. Et siin natuke peetakse seal Riigikogus selliseks pahaks poisiks ehk rebeliks, kelle pärast võib-olla tuleks puhvetis natuke seda õllemüüki piirata. Kas sa ei saa ennast vaos hoida? Kas sa ei saa tulla sealt välja, sealt mäe otsast? Tulla, Kuku klubi siin samas kõrval, võtad oma õlled siin. Ütleme nii, et see on silmakirjalik ka, et eriti kui need pika tööistungid Riigikogu liikmel ei ole teatavasti tööpäeva algust, aga lõppu mul on kogu aeg tööaeg. Ütleme, kui me vaatame puhtalt tehniliselt seadusele otsa, siis 24/7 ma olen kogu aeg tööl, järelikult ma ei tohiks õlut juua, sest ma olen kogu aeg tööl. Et see on silmakirjalik ka nende tüüpide poolt, ma tegelikult seal ikkagi midagi tinnistavad nende niisugust jaburat asjada nagu see obstruktsioon ajal kõik, aga üsna silmakirjalikult nad ei tee seda puhvetis, kus Varro Vooglaid neid pildistaks, nagu minuga juhtus, et püha Varro tuli ja kukkus mind pildistama. Aga kus nad teevad vaikselt oma toakeses kuskil? Hea fraktsiooniis see ikkagi on, et see on nagu täitsa ja iseenesest on normaalne. Sest et see ei ole nüüd küll siukene asi, millal seadusloome kannataks. Sest ütleme, mingit maanitäis tegelasi seal ikkagi ei ole. Kui me nägime Riigikogus maanitäis tegelasi, need ajad jäävad mingi sügaval 90-ndasse. Aga need episoodid olid. Kes oli? Eimar oli kindlasti üks. Ei, ma tean, kes olid, aga ma ei hakka, eks. Sorry, Eimar, ei olnud, sa oled nii soliidne härras. Eimar kindlasti mitte. Ei. Eimar ja Marika. Marika Tuuslaul või? Jah. Selle töö nimi oli, kui ma olin eelmine Riigikogus, oli Nüri Knopka. Nüri Knopka, just. Kuule, sinu puhul, mis mind on paelunud või ma olen mõelnud, kui ma täna tulin siia, et kuidas, kas sa keska lõpetasid ära või? Jaa, Õhtukoolis. Õhtukoolis on, jah? Oota, ülikooli läksid? Jaa, mul on humanitaarinstituut pooleli isegi, tõesti. Lõpetamata? Lõpetamata, jah. Kõrgharidus on, jah. Nii, kuidas oled sina, ütleme niimoodi, et mis on esimene asi, kui ma võõra inimesega kohtun kuskil suvalises kohas? Ikka küsin, mis su nimi on ju, kus sa tuled ja kolmas asi kohe on, aga mis on su amet, mida sa teed nagu? Aga kuidas sina oma ameti otsa oled nagu kukkunud või, sest kui ma vaatasin su seda resümeed, mida sa kõik oled teinud, sa oled Sirbis töötanud, ajalehes Sirb, siis kes ei tea, eks ole, Õhtulehes, sina, mida? Õhtulehes ja ma arvan, et see oli 94 või 95 ja Tõnis Erilaid oli toona peatoimetaja, kes lõpuks mind vallandas uudiste väljamõtlemise pärast. Sa mõtlesid ise neid välja? Ja ma mäletan, et ma mõtlesin välja mingid täiesti totraid uudiseid, olles Eesti uudiste toimetaja, kui tekkis mingi auklehte, mida oli, ma tuletan meelde, et kui me täna, ütleme, üldisel maastikul vahepeal, nägin Õhtuleht on kollaseks leheks peetud, siis ta ei olnud, ta oli siukene linnauudiste leht, mis on soliidne, siukene. Et siis mõjusid nagu võõrkehad, seal siuksed artiklid nagu näiteks, et purjus meremees ja erootika poodi magama või isa ja poeg uputasid Tartu lennuvälja taha ekskavaatori.
Serilaid küsis mu käest ka toona, et kus ma neid asju võtan. Ma ütlesin, mul on politseis käsi sees, et nad räägivad mulle. Ja siis sa jäid lõpuks vahele? Ma ei jäänud vahele, vaid see asi juhtus nii, et see oli just Alo Murutar, kirjasest Elmatar, kes helistas ja ütles, et su need artiklid on nii napakad, et peaks nendest raamatu tegema. Ja mina ütlesin, aga minugi poolest, eks ole ju. Ja siis ma kirjutasin Õhtulehte artikli Idioodid tahavad avaldada minu raamatu ja alla kirjutasin Juku-Kalle Raid ajakirjanikuna laip peale, mida siis Tõnis Serilaid. Sind vallatati. Kuule, aga ma saan aru, kus küll need välja mõeldud lood tulid, sest sa töötasid enne sellises välja Postis. Nagu Post. Postis hakkaski see peale. Ja seal ju mõeldi kõik ju artiklid aga välja. Postis ma sain ka kinga artiklite välja mõtlemise eest. Et ma kusagil ületasin nii tõenäoliselt toonase peatoimetajaks mingi piiri, eks noh, et Postis mõeldi välja küll, aga reeglina tähendab mõeldi suuremaks mingi asi, mitte päris välja. Et no mina ei viitsinud kuskil isegi käia, vaid ma lihtsalt istusin. Istud laua taga ja fantaasial lennata ja ma mäletan mingit lugu, et Nõmmel lömastas põderküüliku, mis tekitas tegev ja peatoimetajast mingi küsimusi. Mis see on, eks ole ju? No ühesõnaga, kes sind üldse märkas võtta, nagu sest enne seda sa olid Sirbis, on ju, Sirp on ju igavesti soliidne. Jaa, Sirbis ma olin aga kuidas sa sattusid sinna siis? Kus sind leidis? Peeter Küntsler oli see, kes oli Sirbi kirjandustoimetaja, kes mind siis kutsus... Kus ta leidis su tänavalt? Ei leidnud, ta leidis mind Pegasuse kohvikust. No see on tänavalt praktiliselt. See oli see koht, kus käisid ikkagi Eesti kirjanikud, filoloogid ja muu siukene kaader, kelle seas ma üsna koduselt tundsin, kaasartad seal Juhan Viiding näiteks ja muu selline seltskond. Ja ma juba olin selles seltskonnas, ma arvan, et see võis olla Aleksander Suumann, poeet ja maalikunstnik, kes mind sinna tassis, kes lihtsalt tundis mu vanaisa kunagi kuidagi see niimoodi läks. Ja siis Indrek Hirv ja kogu siukene kraam ja siis sealt korjasime üles Künstler ja siis ma kuskil keskkooli esimeses või teises klassis kirjutasin siis mingeid kirjandusarvustusi, millest siis järgnes lõpuks see, et ma olin siis mingi Künstleri mingi abijuhe seal või midagi, mingi siukene värk. Ja siis see oli 92 aastani, siis 93 läksin Posti, sest et ütleme, et see palk, mida maksis Post, oli kordades suurem kui siis ütleme riigile kuuluv ajaleht Sirp. Nii, ja sealt Õhtulehest said kinga ja siis ajakiri Luupiga, siis soliidne, siis tuli Kultuur ja elu, peatoimetaja. Jah, et oli küll niisugune lugu, kel Kultuurielu peatoimetaja pärast seda. Muuseas, ma tegin ka sellel ajal Riigi Raadios koos Martin Viirandi juhtimise abil, lahke juhtimisega, siukest saadet nagu Maailmapilt ja ma arvan, et selle taga oli Mari Tarand, kes meid sinna vedas. Et ka hästi vana tuttav, et Linda Viiding, kes õpetas mind soomugri väikerahvastu vastu huvi tundma. Ühesõnaga, see on nagu peretuttav, et Andres Tarand ja minu vanemad on geograafid ja läbi siis Tartu Ülikooli. Ja Martin Viirandi saad mingisse siis sinna Maailmapildi saatesse kutsusin 2 soomlast, kes olid asutanud siis tasuta lehe Keskus ja tegin nendega siukse tunnise raadiosaate, mille peale siis nemad kutsusid mind Keskussi peatoimetajaks, nii et oota, kas Keskus on ju praegu ka veel? Keskus on samas, me siin... Mine hüppa too siia, Keskus, kas sa oled endiselt peatoimetaja? Ma olen selle omanik kah. Päriselt või? Just koos Marek Riinas, aga et see on täiesti, see on hea, see on Keskus on ilmunud kohe saab 30 aastat, 95. aastast saati. Ja mina olen seal Keskussi peatoimetaja olnud 97. aastast. Ilusad, värvilised ja kvaliteetsed pildid. Ja see on Voronia galeriist, see on kus te raha saate? Raha on reklaam ja teinekord toetab ka Kulka, kui joppab mingil kvartalil, sest et seal tuleb 4 korda aastas taotlusi, see on kultuurileht ja ikka rahvakultuuri ja see on muudki kirjandus, sihtkapital, need on ikkagi kallis paber, ma ei teadnudki. Muuseas, see on nagu tänapäeval ei ole nüüd väga suurt tuhat. Issand, kui ilus. Suitsetavad lapsed ja... No selge. Kuule, nii. Ja siis kõigele selle lisaks peatoimetaja, sa oled ka luuletaja, sa oled ka tõlkija ja siis ma hämmastuseks avastasin, et sa oled tõlkinud islandi keelest luulet. Püha Island, kas sa valdad islandi keel? Ei. See näiteks kui Volkonski on tõlkinud Armeenia luulet, siis ei tähenda, et ta valdaks sellel tasemel või Armeenia keelt.
et see käib niimoodi, no see on üsna tehniliselt raske, aga ta on tulemusrikas, kui sul on, ütleme, vähegi kogemust või ka luule puhul tähendab seda, et seal mingi teatud anne peab olema, et sa pihta saaksid nagu rütmile. Oota, mis sa paned Google'isse siis lihtsalt? Ei käi, Google'iga ei saa sa mitte tuhkagi, see on nagu täitsa vale. Aga me oleme seda teinud Askur Alasega, tõlkinud Ragnari saaga, mis sai ka siis Kulkalt toetuse ja mina olen siis selle luule osa tõlkinud nii, et Askur paneb tõepoolest sõna-sõnalt, tema on islandi keelt õppinud sõna-sõnalt. Kirjutab mulle selle ära, siis ta kirjutab mõtte kõrvale, räägib. Ma loen kokku silbid, võtan kõrvale kõik ingliskeelsed tõlked, need venekeelsed, mis on olemas. Ja siis hakkan silpide ja mina olen siis ainukene tõlkija by the way, kes on seda islandi luulet tõlkinud riimis, sest ühtegi teist tõlget inglise, saksa ega vene ega muusse keelde ei ole riimis tehtud nii, nagu ta originaalis on. Nii et selle asja, ja ma ütlesin, see on aeganõudev ülitäpne protsess, ta peab ka kõlama, need konsonandid peavad olema õiges kohas, islandi keel on siukene nagu üsna äkiline keel, et ta peab säilitama ju kõla ja rütmipildi mingil moel. Ja see võttis aega ikka oma 5 aastat, kogu see kamm. Ja kusjuures üsna pidevat tegemist, mitte nii, et viskad vahepeal nurka ja siis ei tee, aga ikkagi mingi korra kuus, mingi pikema perioodi vältel või näiteks Kirjanike Liidu majas Käsmus, võtsime jälle Askuriga mingi nädalakese ja istusime seal, närisime pastakaid ja munasime seda. Riigi kulul. Jaa, aga see on maailma klassika, nii et ma arvan, et see on väga hästi raisatud riigi raha. Sa oled jumala kaval ja nutikas vend, sest ma praegu siin kuulen kulkarahad, siis need loomemajad on ju, istusime seal, saime raha, 5 aastat tõlkisime. Loomemajas istumisest raha ei saa. No aga see on ju tasuta elu seal. Ei ole, kusjuures ka ei ole tasuta, et seal on mingi teatud üür on, et ma olen Kirjanike Liidu liige, ma peast ei oska öelda, aga seal ikkagi mingi maks on, mis on nagu õiglane, seal on elekter ja muu niisugune kraam, eks ole, ja maja hooldus. Nii et see ei ole selles mõttes, ütleme, riigihotell nagu vangla näiteks. Oota, kas sa vangis oled olnud? Ei, Eestis ei ole, aga Venemaa oleme korduvalt arreteeritud. Putkasse pandud? Putkasse pandud ja need on olnud nüüd, kõik korrad on olnud selle soomugri väikerahvaste pärast, et siin on olnud lõbusaid episoode, kus mind on näiteks Jaak Proosasega soomugri instituudist, kui me oleme kusagil soomugri konverentsidel väikerahvaste juures esinemas käinud, siis seal on see värk, et siis nad kui on vähegi võimalik, nad panevad sind enne esinemist putkasse, et sa jõuaks esinemisele. Sest see teooria on ju lollidel venelastel see, et need väikest, aga väga ohtlikud soomugrilased üritavad mingit soomugri riiki teha ja Vene võimu kukutada. No, see on üsna kliiniliselt jabur, mida nad... Hiina saatkonnaga sul oli ka üks naljakas asi, me eelmine kord rääkisime, sa ütlesid, et sind kutsuti, no mitte ülekuulamisele, aga sind kutsuti aru andma või? Et see Dalai Lama teemaga tegeleb. Kevadel käisime Riigikogu delegatsiooniga Dalai Lama juures, mida me siis teeme ka just homme, sest seal Tiibetis on demokraatia. Nii inimene sõidab homme Tiibetisse? Ei, mida Tiibetisse, Indiasse, Dalai Lama on eksiilis. Indias, vabandus, jah. Ta ju põgenes Hiinast nende pommarite eest. Aga India kaitse all on siis Dalai Lama Tiibeti eksiilivalitsus, nagu ka Eestil oli olemas eksiilivalitsus, kogu see nõukaaeg, mis tagab mingi teatud järjepidevus, et kunagi, kui avaneb siukene ajaaken, et saab taastada iseseisvuse, siis on see tegelikult kogu aeg olemas olnud. See on sellepärast äärmiselt oluline. Aga seal oli siis nii, et Hiina saatkond saatis mulle Riigikokku siis siukse kuldse sümbrikus piduliku, äärmiselt viisaka, aga väga resoluutse seal juures kirja, kus siis mille põhimõte oli see, et Hiina saadik, selge see Hiina suursaadik ei mõtle ise mitte kunagi mitte midagi välja, et need käsulauad tulevad Pekingist, et need on üsna niisugused stammkirjad, mida siis sellistele tegelastele, kes ei jaga seda ühtse Hiina kommunistliku Hiina poliitikat saadetakse ja siis seal oli kirjas, et ma olen kõigest valesti aru saanud, et mingit Tiibetit pole kunagi olemas olnud, et Hiina vastupidi on tiibetlased rahumeelselt vabastanud. No meile Nõukogude Liidust pärit inimestel on see jutt ju äärmiselt tuttav, eks nii nagu Eesti töörahva vabastas ju Nõukogude Liit 40, nii on hiinlased vabastanud Tiibeti. Ja Dalai Lama on üldse mingi ise hakanud jors, seal kirjas umbes. Ja siis Hiina suursaadik avaldas lootust, et ta saaks minust mind natukene harida ja sellest kõigest olulisest. Kutsus sind vastuvõtule? Nelja silmal rääkida, kutsus mind nii-öelda vaibale saatkonda. Aga et... miks sa ei läinud, see oleks põnev võinud olla ju? Vaata, ma olen Riigikogu liige, ma olen Eesti kodanik ja vabas riigis nii ei käi, et mingi teise riigi saati siis veel kommunistliku riigi mingi tüüp
laseb nipsu ja siis meie lippame, eks ole, vaibale. Et see ei käi, sa võid muidugi minna, kui sind kutsutakse, aga mina vastasin talle, võtsin veel kuldsema ümbriku ja saatsin siis Hiina saatkonda kirja vastu, et väga tore, et kui 4 silmal tahate kohtuda, siis tulete, et mina ei ole saatkonna töötaja ja ma ei ole Hiina kodanik, siis tulete teie kas Riigikokku. Kui teile ei meeldi Riigikokku tulla, siis ma kirjutasin Kuku klubi aadress, siis tulete Kuku klubisse, kirjutasin juhise, kuidas Kuku klubisse tulla. Aga sellele järgne see muidugi haudu vaikus, see on ju selge ka, et kui Hiina suursaadik tuleks Kuku klubisse minuga kohtuma, ma arvan, et ta saadatakse perifeeriasse või pandakse vangi. Selge. No mis sul selle Dalai teemaga üldse on, sest sa oled ju olnud selle põhiline esindaja ikka metsikult pikalt Eestis, on ju? Tegelikult on nii, et ma olen nendel kõikidel kordadel, kui Dalai Lama Eestis on käinud juures olnud 91, siis ma olin mingi 16 aastane, see oli 91 sügis ja Pühajärvel. Aga järgmine kord 2001 ja siis 2011, siis kus ma olin juba siis nagu kutsujate juures, ma olin siis Riigikogus, eks ole. Ja siis oli selle Tiibeti toetusrühma juht oli Andres Erkel, mina olin selle aseesimees. Siis kui Dalai Lama viimati siin käis ja tõesti, siin oli terve Vabaduse plats, oli paksult rahvast täis. Sest eestlased saavad Tiibetist aru. Ikkagi maailma mõistes on ka tiibetlased väike rahvas, 8 miljonit umbes, eks ole ju. Ikkagi on pisikene rahvas ja üsna, tähendab meie sellele rahvaste saadusel on väga palju ühiseid jooni, mis tõttu on sellest üsna kerge või lihtne või meile loomumane mõista ja aru saada ja kaasa tunda. Ja üks neist ühistest joontest on vaevelda siis mingi kommunistliku režiimi all, mida meie ka väga hästi teame. Ehkki meil on ju lollpäid, kes ütlevad, oi nõukaajal oli jumala lahe. Isegi sotsiaalmeedias need figureerivad, aga nad kuuluvad ikkagi sellisesse marginaalsesse vähemusse, kes seda aega või Venemaad kiidavad. Nii et seal on see, ja kuna Hiina ja Venemaa on liitlased ka selles sõjas Ukraina vastu, väga kõvad liitlased, samamoodi nagu Iraan, kus sinna kolmikusse kuulub, siis ma lihtsalt leian, et see on mitte ainult inimlik, vaid ülioluline poliitiliselt sellega tegeleda, et mitte nõustuda mitte ainult Venemaa poliitikaga, vaid ka Hiina poliitikaga, kes ähvardab vallutada Taiwanit ja kes okupeerib uiguure ja tiibetlasi ja nii edasi. Ja samamoodi suhelda Iraani eksiilvalitsusega, sest seal on see, need 3 siukest suurt riiki moodustavad siis ühe päris märgatava kurjuse telje. Ja siin on nendest riigivisiitidest on kasu vast nii palju, et kui me nüüd viimane kord Riigikogu liikmetega seal käisime, seal oli siis Tarmo Tamm ja Henn Põlluaas olid minuga kaasas. Siis peale seda ronisid kohale, et et ühed tüübid julgesid. Me muidugi saime Hiina saatkonnast riburada pidi noote ja välisministeerium sai noote ja nii edasi. Siis riburada pidi tekkisid järgmised visiidid Dalai Lama ja Tiibeti eksiilvalitsuse juurde, Tšehhi parlament, Bundestagist, Saksamaalt inimesed, mis ajab muidugi Hiina nii-öelda murelikuks, sellepärast, et marru ajab, sellepärast, et see murendab seda, ütleme, ühtse Hiina poliitikat, mida me siin vaikimisi, eks ju, oleme kogu aeg kahjuks ajanud. Just. Kuule, poliitika juures veel, et sina oled ju see tuntud mees, kes siis on pannud T-särgi selga ja T-särgi kaudu siis väljendanud seda, mida sa päriselt mõtled ja vanasti ju me võitlesime ka siin vanade kommunistide vastu, kes siis istusid seal puki otsas, on ju. Need on nagu, kas nad on nagu kadunud, nad on haihtunud, ega enam ei ole ju. Eks neid ikka on, aga ütleme, et sellest on üsna palju aega, et nad ei ole enam nii entusiastlikud, oletame. Et umbes siis, kui Arnold Rüütel presidendiks sai, siis nad ronisid nagu prussakad seinapragude vahelt igalt poolt välja, hakkasid köögis toimetama ja laamendama kõik võimalikud vanad kommarid. Siis osa on neist muidugi surnud, et osa on pensioneerunud ja mõned on lihtsalt vait. Aga selle kommunismi kui idee võimalikkusesse uskujaid on kahjuks just nimelt noorte hulgas hämmastavat. Mida? Ausõna on. Kuule, mine Kalamaja ja vaata neid kuradi hipstereid, eks ole ju. Ega nad ei ole kommunistid. Ma ei taha kõikide hipsterite pihta kiviga visata, aga on küll. Suur osa neist ajavad mingit absoluutselt marksistlikku iba.
pooltel muidugi ei ole, et see on väike kunstiline liialdus, aga kui sa käid tähelepanelikult ringi, siis siukse seltskonna seljast sa võid vabalt kohtada Che Guevara särki, eks ole, nagu need lääne noored kommunistid. No see on massimõrvar, vabandust väga. Nad ei adu, millest nad lihtsalt... Aga selles see point ongi, et ei adu. See on sama hea, kui ma paneksin Hitleri või Stalini särgi selga, kui ma panen selle Che Guevara särgi selga. See on isegi minu laps kandis Che Guevara särki ja ta ei mõelnud absoluutselt selle peale. No, sa oleks võinud oma lapsele vastu pead anda. Ei ole, ma veel õhutasin seda takka ja me reisisime Kuubale ja olime sellest suurest vaimustusest. See ei tee minust veel kommunisti. Ei, seda küll, aga tegelikult need ütleme sellist ümberjaotamise ideed, ei, kapitalist on paha, rikas inimene on paha, võtame talt ära ja anname vaestele. See idee see on noorte seas levinud ja muuseas sotsialismist kommunismi on üks õhukene samm, nagu näitas meile juba seltsimees Lenin, kes oli ka algul sotsialist, aga pärast oli ikkagi kommunist. Kas sa tahad öelda, et meie sotsid on tegelikult... Ei, ma ei taha üldistada, aga ma räägin, et see tendents on olemas. See on päriselt ka, et vaatad sotsiaalmeediat ja kohtud nooremate tüüpidega, kes koolis käivad. No ma ise... Vaata, mul käib Riigikogus üsna palju kooliekskursioone ja mind kutsutakse alatihti koolidesse esinema, nii et usu mind, mul on... Sind valiti kõige lapsesõbralikumaks poliitikuks. Jah, sest ma viitsin nendega friigikogus tegeleda. No, et seal on ju tulevad grupid, sa pead ju oma aega kulutama, mööda torne edasi-tagasi ja üles-alla jooksma ja siis kuidagi need suratakse üsna tihti mulle, need ekskursioonid. Nii armas. Ma üsna hea meelega teen ka, sest et see on... No, ma olen uudishimulik ja mind väga huvitab, mida siis see üks või teine kildkond ühest või teist regioonist koolis, mida nad mõtlevad. Et kui sa nendega 3 tundi ninapidi seal koos oled, lõpuks nad julgevad su käest küsida ja vestelda. Avanevad siis. Ja ma arvan, et minuga on lihtsalt, võib-olla sellepärast, et ma niimoodi välja näen, on lihtsam suhelda, kui neil on siuke lipsustatud Jüri Rattaga, eks ole, suhelda. Ja ma üsna vabalt räägivad ikkagi üsna vabalt. Et pigem on juhtunud siukseid episood, et pelgavad oma õpetajad, kes nendega kaasas on. Siis on juhtunud ka episoode, kus ma olen öelnud õpetajale, et mine kohvikusse, me räägime lastega ise ja nii on. Issand, kui armas. Aga noortest poliitikutest rääkides, siis ma mõtlen, et olid ju ajad, kus noored inimesed olid sellised nagu revolutsionäärid, vastandusid kellegile, võitlesid ikkagi siin pinna all nagu kees ja mühises. Aga kui ma vaatan tänapäeva noori inimesi, mis nendega juhtunud on? Nad on nii korralikud, noored poliitikud on ka nii korralikud. Euroopa Liidust öeldi, meile anti sellised ettekirjutused, tehti ettepanek sellisteks seadusteks ja kõik koogutavad ja on ühel nõud, et seda nagu... See, et pahandust ei tehta, see teeb ka mulle muret. Et liigine korrektsus ei vii mitte väga kaugele, see on alati nii, sest lõppkokkuvõttes sa pead kompama piire. Kogu aeg ühiskond piire, sellepärast muidu ühiskond on niisugune asi, et ta nagu pressib sind järjest ahtamas. Mida, et keegi sellest süüdi oleks, see on igasuguse suure organisatsiooni komme, see karbistub, muutub korralikumaks. Et selle vastu tuleb muidugi sõdida ja neid noori on tõesti märgatavalt vähem. Ma mõtlen, et muidugi tõsi on ka selles, et ütleme, kui et kui Mart Laar ja muu seltskond seal Indrek Tarand ja kes seal kogu see seltskond, kui see Lauri Vahter ja tartlased, eks ole, ja Tartu Ülikool ja need tulid, siis oli ka mingi konkreetse asja vastu mässata, see oli Nõukogude Liit, eks. Et ütleme, et Eesti Vabariigi kui sellise vastu mässata oleks ikkagi tobe. No siis sa oled mingi putinist või ma ei tea, kes, eks. Aga nende arutute seaduste vastu, mis meil kogu aeg järjepidevalt vastu võetakse. Mässata tuleb liigkorrektsuse või selle poliitilise korrektsuse, selle karbistumise vastu, sest et aga ma arvan, et see tuleb ka, eks ta pead tõstab, sest ega siis kõik inimesed päris lambad ka ei ole, et nii et küll see ventiil kusagilt tuleb. Eks seda on praegu ka, küll on kurb, et seda on ajanud praegu näiteks Euroopa Liidu asjade komisjonis üldsegi mitte nii noor inimene, nagu juba eile mainitud Liisa Pakosta, eks ole, kes võttis need direktiivid lahti, küsis ametnike, kas te olete nagu idioodid, kas te olete lolliks läinud. Et kui ala Euroopas saadetakse mingi soovituslik akt, soovituslik, siis meil tehakse see seaduseks ja vähe sellest. Kirjutatakse sinna mingit idiootsusi juurde ka veel. Et aga see on õnneks praegu teema.
see on lõpuks ometi teema, aga see nõuab üsna nüri tööd ja juriidilist kompetentsi, et kogu sellest pasast aru saada. Sest usu mind, kui mina ja sina võtame need direktiivid lahti, me ei saa aru, mis on mitte tuhka ka aru, sest meil ei ole vastavat keeleharidust, see on juriidiline erakordne keel, kus siis üks asi võib tähendada kolmandat või neljandat, eks. Et selleks on vaja ettevalmistus. No vot, Liisal see oli ja Liisa oli sellepärast väga tubli, ma arvan, et justiitsministri koha peal on sama vinge. Aga tuleb neid nooremaid ka, et eriti kui seal Liisa mässama hakkas, siis nagu tekitas see võbelus nooremates poliitikutes ka, mida ma nägin, et õige, et on vaja vastu hakata. Aga kuidas sa selle Eesti 200 liikmeks sattusid ja miks seal nii ma ei ole ühegi partei liige kunagi olnud. Ei, sa ei ole liige, vaid sa oled nagu... Ei, sa ei ole liige, aga sa oled... Ma olen fraktsioonis. Just. Jah. See on üsna lihtne, nagu esiteks maailmavaateliselt minu jaoks piisavalt liberaalne, et kui ma eelmine kord kandideerisin Riigikokku, siis ma olin Isamaa nimekirjas, aga minu jaoks Isamaa liit, ütleme nüüd on ta õnneks tagasi teel vahepeal liiga ekrestus. Selles mõttes, et EKRE lait ei olnudki mingi nali. Ja EKRE ja Keskerakond omakorda on sellised organisatsioonid, mis minust tekitavad üsna tugevat tülgastust. Oma just nimelt liige reglementeerimisega, absoluutse konservatiivsusega, mitte mingit liberaalsust ei oleks. Siis Eesti 200 tundus mulle selles mõttes okei, võrreldes Isamaa liiduga ja siis seda ka, et nagu ikka need asjad käivad, et seal olid ees jube paljud vanad sõbrad 90-ndatest, alates Marek Reinaasast, Margus Sahknast, eks ju, Toomas Uibo, Liisa Pakosta, Peeter Tali, kes töötas ajakirjanikuna, et need on ju kõik hästi vanad kamraadid, seltskond on ju tegelikult hästi lahe. Ja ma arvan, et see maailmavaateliselt mulle ta sobib, see Eesti 200. Et ta on piisavalt liberaalne, aga samas mingite küsimuste juures nagu haridus või eesti keel üsna mulle sobivalt konservatiivne. On mingid punktid, kust alla ja ta nüüd sobib lihtsalt, eks. Okei, no see mind hämmastas ka, et kas sa endiselt nagu kuulud sellistesse rühmadesse ja ühendustesse. See on ilge nimekiri, inimõiguste rühm, kodanikuühiskonna toetusrühm, kohalike omavalitsuste ja regionaalpoliitika toetusrühm. No need on mida see tähendab? Ma ei saa aru. Võib-olla see kõlab napakalt, aga tegelikult neid on üsnagi vaja, sest see on need rühmad on siis see... Oleme looduslike pühapaikade toetusrühm. Ma ei taha nalja teha. Kuulun täiesti absoluutselt. Tõnis Lukas on seal praegu juht ja vabandage vaja, need on meie allikad, hiied, ohvrikivid ja ütleme üldse see paganlik uskumus, mida eestlased on ikkagi kultiveerinud, mille üle siis kristlased on aeg-ajalt veel isegi 19. sajandil vingunud. Me kuidagi vääname kristlust, seda ma olen väga hästi näha, kus on siis ütleme mingi vanad traditsioonid selle kristlusega segunenud. Setomaa toetusrühm, Soome-Ugri toetusrühm, Taiwaani toetusrühm, Tiibeti toetusrühm, inimõiguste poliitiliste vabaduste Eesti Iraanis esimees, Valgevene demokraatia ning kodanike õiguste ja vabaduste toetusrühm. Oh my god, kas sulle makstakse ka need asjad eest? See on vabatahtlik. Need on vabatahtlikud asjad, nende eest ei saa mingit lisatasu. Taiwan, see on sama, mis on, nagu me juba rääkisime, kommunistlik Hiina, eks ju, mida see on vajalik ja selle peale lähevad ka alati hiinlased marru, kui meil siin aasta alguses oli ka visiit Taiwanis ja siis jälle järgnes noot ja nagu vihma. Soome-Ugri toetusrühm on loomulikult vajalik, see on meie väikesed sugulaskeeled ja tõesti, nagu ma ütlesin, et Linda Viidingu mahitusel umbes 10-aastaselt hakkasin nende vastu huvi tundma, joonistasin siis endale ilusti värvi pliiatsid ja esimese soome-ugri keele puu. Siukene värk ja tegin käsitsi pastakaga siuksesi nagu nii paksu geograafilise leksikoni, kus on siis kõik soome-ugrilased kirjas. See on muuseas praegu linnamuuseumis, see konfiskeeriti mult, seda näidatakse kooliõpilastele. Seda peab vaatama minema. Ühesõnaga, sa sobid väliskomisjoni liikmeks nagu suurepäraselt. Reisida sa saad tohutult ju. Sa paned, ma räägin, homme sa paned nüüd Indiasse, eks ole. Ja äsja sa tulid ka kuskilt, kui ma... No seal ma käisin lihtsalt vedelemas Tšernogooria, see oligi Montenegros. See oli niisama, jah, just.
aga enne olin Iraani eksiilivalitsuse juures Pariisis jälle, miks ma ütlen, et see on ülitähtis asi, jälle Iraan, Venemaa, Hiina, sama telg, eks ole ju, et Iraani eksiilivalitsusega peab suhtlema, et nende hääl oleks rohkem kuulda, sest mida rohkem on taivanlaste, tiibetlaste, Iraani eksiilvalitsuse niisugust hääl kuulda, seda väiksemaks jääb võimalus venelastel pläriseda koos siis mulladega, padu moslemite ja Hiina kommaritega, nii et noh, see on... Et sa oled nagu vaikselt kogu aeg seal... Jah, see on vajalik asi. Keerad seda kruvi seal. See on väga vajalik. Muuseas, väliskomisjon iseenesest ei tähenda, sa saad, ütlen, kohe on kohver seljas ja muudkui paardud maksumaksja rahast tagasi. Mis klassi lennukis sa lendad? Ma mõtlen, kas sa oled tava? Tava, täitsa. Ei lähe businessisse ega esimesse klassi? Ei, pole kunagi läinud. Tõsi, Taiwani visiidi all lendasime kõik kogu delegatsioon esimeses klassis, aga selle otsustas meile Taiwani riik kinkida või noh, ma ei tea, välja teha või ütleme žesti teha. Sest neil on väga vaja igasuguseid välisdelegatsioone näitamaks just, et noh, nagu, et hiinlased saaksid aru, et nad ei ole üksi, on ju. Sest niipea, kui nad jäävad piisavalt üksi, siis tuleb Hiina ja vallutab kohe selle Taiwani ära. Jah, et ei, see on, Eestis on üldiselt, ma ei tea, et poliitikud äriklassis lendaks, et tõsiselt, ma ega Riigikogu liikmed, võib-olla ministrid lendavad, ega seda ma ei oska sulle öelda, aga kõik võimalikud reisid, kui ma olin USA-s veel, siis see oli eelmine kord, kui ma olen Riigikogus, on siis Euroopa julgeoleku ja koostöö komisjon, organisatsioon tähendab, mis siis käib valimisi vaatlemas mingites riikides ja siis me sõitsime küll kõikidesse, tore seda sõna muidugi kasutada, aga urruaukudesse, eks ole ju, kus siis on seal... mis sulle meeldib ju tegelikult? Minule meeldib väga hästi, mina saan urruaukudes väga hästi, no kõik Tadžikistanid, Usbekistanid, Kasahstanid... Sa saad või sees ju lausa? Muidugi, ja siis sa lähed vaatad, kuidas seal mingid külataadid lähevad viiekesi kabiini ja siis sa pead neile üritama valimiskomisjoniga selgeks teha, et sa ei käida viiekesi kabiinis, kui te tahate. Sulle peksa ei ole antud sellistes kohtades. Mis siis sinu asi on, ma küsiksin seal urruaugus? Nad ikkagi üsna hästi saavad aru, isegi kui rääkida. Armeenias oli oli see sõge juhtum, kus üks taat tuli mägedest 1000 lambaga ja oli vihane, et tema poeg, see oli mingid Armeenia kohalikud valimised mingis mägikülas, mäleta küla nime, kaua aega tagasi. Tema poeg on pandud 3. kohale, mitte 1. kohale kandideerimisnimekirjas. Oli nii vihane, et aga see unine suveöö oli või õhtu ja kõik vedelsed kaasartud politseinikud selle valimisjaoskonnas, mingid õllekanud käisid ringi, midagi ei olnud juhtunud, külanikud käisid valimas. Aga see taat ühtäkki ta kargas valimisjaoskonnast välja, tal oli see valimiskast ja põgenes, pani plagama mööda küla tänavas selle valimiskastiga. Ja kui me selle taadile järgi jõudsime, siis ta oli siis jõudnud petrooleumit kallata ja selle põlema panna. Vau, mis see põnevad lood. Kes oli oma poja eest nii kõvasti väljas, aga siis seoti taat puu külge kinni. Ja anti peksa? Ei antud peksa. Peksa ei andnud keegi. Taat oli lugupeetud inimene külas siiski. Keegi taadile peksa ei andnud. Aga Jerevanis saadeti helikopteriga uus valimiskast ja taat oli nii kaua kase küljeski rihmadega kinni, et ta ei saaks uuesti selle valimiskastiga midagi pahandust teha. Kuule, kas sa Juku-Karl, kas sa kahatsid oma elulugu ka kirjutada või? Saate lõpetuseks küsin. Ei ole plaanis olnud sellepärast. Milliseid toredaid ja vahvaid lugusid sa võiksid oma elus pajada? Ma olen natukene skeptiline, eluloo raamatuid on väga lahedaid, aga kuidagi moodi on mingi tendents, et mingi suvaline igasugune 20-aastane laul ja ma ei viitsi neid nimesid nimetada või mingid igasugused Pärtlid ja pojad ja Birgitted ja Susanned ja hundid ja koerad ja kes kirjutavad endast põnevaid raamatuid. Minu meelest on see selle žanri natuke ära rikkunud, sest tegemist on lollide, kogenematute ja igavate tüüpidega. Selge, bravo. Aga aitäh, et sa hommikusöögile tulid. Jaa, väga maitse hommikusöögile. Kiiluvõileiva ma pakkusin sulle. Pole ammustanudki see kiiluvõileiva. 2 tükikest võtsime, ei saa rääkima seal süüa, aga ma ei tea, kas sul tekkis söögiisu vahepeal? Ma ei söö tegelikult hommikuti üldse, mitte kunagi. Tavaliselt ma muide ei jõu ka hommikuti, aga kui ma juba siin köögilauas niimoodi sul olen siis. Sest et kallikene sealt teiselt poolt leti ikkagi ütles, et nad on vahel mures sinu pärast, et sa ei söö ja nad pakivad sulle süüa siit kaasa. Pakivad küll jah, aga ei, ma tavaliselt söön esimest korda kella 5-6 paiku õhtul.
Me ei tea, kus ta sellega läheb, äkki ta läheb Lõunaparki. Ei, kuhu ma ikka sellega lähen, ma lähen lähima prügikasti juurde. Lõunaparki. Tal on seal uus kodu. Lõunapargis on Juku-Kallel uus kodu. Lõunapark on see, kui me käime seal sõpruskonnaga istumas, see on nii lahe park. Mis asi on Lõunapark? Ma pole kuulnud. Nõmmel. No Ravila park on ta ametlik nimi, ta on Lõuna ja Ravila tänava ristis. Kivik taimelaga ja niisugune hästi äge. Te käite seal istumas? Jaa, pargis istud, räägid juttu. Ja siis seal on, viimati oli seal näiteks Voldemar Kuslapi, mu väga vana hea tuttava kontsert, suurepärases vormis on taat ikka siiamaani. Ta saab sügisel nüüd 87, eks ole. Kus sa minu peale näitad? Lõunapark, ma panen kohe kirja. Lõunapark Nõmmel. Lõunapark Nõmmel. Ametlik nimi Ravila park. Ravila park. Jah, no ta on Lõuna ja Ravila ristil. Ja seal te olete oma õlle ja võileibadega. Selge. Noh, üsna, kui on hea ilm, siis absoluutselt. Sest et äge, et käime mingi sõpruskonnaga elutamas ja Kuslap pidi mulle muus sünnipäeval esinema tulema ka. Aga ei tulnud? Ei, napikas oli, seal oli mingi... Okei, kuule, aga 100 siis Pruudile terviseid ja siis jääme nüüd 50 on peetud, eks ole. Ja. Et jääme siis ootama 60, siis... Ei, pulmi jääme ootama Eleriga. Et siis... Jah, tšau. Oota, ma tagastaks mikri.